Tere tulemast kuulama MTÜ SafeLab podcasti, mille nimi on Võrk. Mina olen Igor Kratenko, tänase podcasti juht ja MTÜ SafeLab juhatuse liige. Olen ka pikaajalise kogemusega politseinik, kes on nüüdseks hakanud paralleelselt samaaegselt tegutsema ka ennetustööga. Tänase podcasti fookuses on digiturvalisus ja interneti ohud. Räägime ausalt ja arusaadavalt riskidest, mis internetis valitsevad. Olgu selleks küberkiusamine, manipulatsioon, pettused või kelmused. Tänases episoodis keskendume kooli küberkiusamisele. Täna on meil külas väga kogenud veebipolitseinik, minu hea kolleeg Põhja prefektuuri teabebüroo veebikogukonna veebipolitseinik, kes töötab ja võitleb igapäevaselt digiohtudega, Anna-Liisa Kreitsmann. Tere tulemast, Anna-Liisa! Tere tulemast ja aitäh, et kutsusid mind sellisesse vahvasse podcasti. Aitäh, et oled valmis jagama oma mõtteid ja kogemusi. Alustame sellest, et küsin kohe natuke teemast mitte otseselt seotud küsimust, et kuidas sul endal tunne on, et kas viimasel ajal, viimase aasta või 2 on juhtumid rohkem tulevad sisse politseisse, veebipolitseisse või siis vähem, et kuidas kasvab või siis väheneb, kuidas sul endal tunne on? Tundub, et tegelikult juhtumite arv ikkagi on kasvutrendis. Ja ma ise arvan ka, et see põhjus ei ole mitte nii väga selles, et nüüd kiusatakse rohkem kui varem, vaid pigem meie enda teadlikkus selle olukorra ja probleemi tõsidusest, ehk siis, et teavitatakse rohkem ja ka kõrvalt osatakse rohkem märgata seda kiusamist, on see siis veebimaailmas või siis kusagil mujal. Et selles mõttes jah, ja kui ma nagu võrdlen nüüd nende aastatega, et aasta 2022, kui ma ise alustasin veebipolitseinikuna ja täna on meil nüüd aasta 2025, et siis ütleme, et suurusjärgus on neid juhtumeid enam-vähem sama palju, aga kindlasti ikkagi kordades rohkem, kui neid oli varem. Ja see põhjus on kindlasti lisaks sellele, et inimesed ise oskavad rohkem märgata ja kannatanud julgevad pöörduda, kui ka tegelikult see põhjus võib olla ka see, et me ju järjest rohkem teeme seda teavitustööd nii sotsiaalmeedias kui ka koolides. Näiteks on mingisugused õpilasmalevad, kus me käime, võtame osa, ehk siis me seal räägime nendest juhtumitest ja harime õpetajaid nendel teemadel. Näiteks koolipsühholooge, ehk siis, et ka seal kindlasti on väga suur osa just sellel. Aga võib-olla vaatame natuke sisse ka, et siis alustame sellest, et kui me räägime kiusamisest, et see on sihuke rahvakeeli sõna kiusamine, eks ju, et selles mõttes, et aga vaatame definitsioonides ehk siis küberkiusamine ja siis kiusamine, mis see erinevus on, et kas on seal vahet, et võib-olla räägime inimestele, et mis see tavakiusamine on, et ja seaduse mõistes, meie mõistes, politsei mõistes ja mis see on siis küberkiusamine, et mis see erinevus on, et Et kiusamine ise on ju tegelikult selline süstemaatiline tegevus, mille käigus siis üks õpilane või üks inimene siis paneb meelega ja korduvalt siis teist inimest siis ennast halvasti tundma. Ja tihtipeale siis, mis on veel nagu kiusamisele iseloomulik, on siis see, et kannatanul endal on tegelikult ennast raske kaitsta. Ja tihtipeale leiab seda kiusamist aset just koolis,
kooliseinte vahel, ehk siis, et tehakse siis ühele samale õpilasele korduvalt siis sihilikult ja teadliku siis tegevusega haiget, on ju. Ja üldiselt Me räägime koolis ikkagi emotsionaalselt ehk siis ja, mingisugused sellised just. solvanguid, mingisugused selliseid postitusi kirjutatakse, pilte Ja, pannakse üles kuskile, ehk siis midagi sellist, eks ju? ja no see on nüüd küberkiusamine, just. Jah, jah. Et siin eristabki siis seda, et tehakse siis noh, haiget õpilasele, on ju, korduvalt meelega, mille tõttu on siis tegelikult kiusaja ise ja kiusatav siis ebavõrdses seisus, ebavõrdses olukorras. Ehk siis, et jah, see kiusamine võib olla selline nähtav tegevus, et on see siis kas füüsiline või sõnaline, toimub siis nagu koolis näiteks, on ju, et kaasõpilased näevad seda, või siis võib see ka olla selline varjatud, on ju. Ehk siis, et selline tõrjumine, kuulujuttude levitamine, kui ka siis küberkiusamine. Ja küberkiusamine ongi selline täiesti eraldi kiusamisvorm ja seda siis iseloomustab see, et see levib siis või seda tehakse internetis, kas siis telefoni või mõnda teist siis tehnilist lahendust kasutades või teist siis nagu IT-vahendit. Ja samamoodi, et mis seda küberkiusamist siis iseloomustab, on see, et seda tehakse tahtlikult ja korduvalt. Ja loomulikult see eesmärk on siis sama, ehk siis, et panna teist õpilast siis halvasti tundma internetis. Millised platvormid, kui me räägime internetist, et millised platvormid tavaliselt kasutavad selleks? Noored tegelikult kõige rohkem kasutavad siis kiusamiseks Snapchati ja Discordi kanaleid. Samuti näiteks on väga levinud TikTok, ehk siis, et TikToki tehakse selliseid nagu libakontosid, kus on tegelikult hästi raske aru saada, kes üldse selle konto tegelikult loonud on. Ja tihtipeale võivad need kontod olla siis selliselt, et seda ei halda mitte ainult üks õpilane, vaid seal võib hallata näiteks mitu õpilast seda, ehk siis, et mingisugune õpilaste ring on tegelikult teadlikud sellest, et kes selle taga on. Ja ülejäänud õpilased siis koolis saavad justkui nagu siis privaatselt ja noh, omast arust siis anonüümselt saata sinna infot, mingisuguseid meeme, mingisuguseid selliseid halvustavaid kommentaare, pilte kellegi kohta ja need siis postitatakse kõik sinna ühele kontole. Et hästi levinud on näiteks see, et kui me toome välja, noh, toon siin suvalise näite praegu, et näiteks Tallinna Inglise Kolledž ja tehaksegi siis näiteks TikToki selline konto, et noh, näiteks Inglise kolledži ja siis on seal mingisugune ebatsensuurne nagu väljend, on ju, või näiteks, ma ei tea, Inglise kolledži koledad. Aga samas ta ei ole nad ei kasuta selliseid väljendeid, mis nagu keelab platvorm, et ikkagi laseb läbi, eks ju? Jaa, no täpselt, et selles mõttes, et platvorm laseb läbi ja ega üldiselt tükk tegemist on, et maha saada see sisu sealt. Et selles mõttes see on päris keeruline. Aga kui me räägime ka noh, näiteks vene keelt kõnelevatest noortest, kelle osakaal on ka meil tegelikult Harjumaal ja Tallinnas ja noh, mujal Eesti piirkondades päris suur, siis noh, nende see küberkiusamine leiab aset ikkagi valdavalt Telegramis erinevates kanalites. Ja Telegramiga on väga raske, et see on minu enda kogemus ka, et Just. ehk siis Telegram ei tee koostööd eriti Euroopa riikidega ja jõustruktuuridega, ehk siis et maha saada sisuselt on väga keeruline, et põhimõtteliselt ei ole võimalik. Ei ole võimalik jah, et selline Kahjuks. teadmine ja info on ka minul, et olen ka ise püüdnud esimestel aastatel sinna Telegramile raporteerida siis erinevatest intsidentsidest ja pole isegi ühtegi tagasisidet tulnud neilt. Ehk siis jah,
et kirjad ja pöördumised lähevad justkui kuhugi musta auku. Okei, aga kui me räägime jällegi põhjustest, et et üks noor kiusab teist või teisi, ehk siis mis sinu kogemus näitab, et kindlasti sa oled neid juhtumeid hästi palju edastanud ja sisse vaadanud, et mis sa arvad, et mis need põhjused on, et ma ei küsi sinu käest kui spetsialist, kes nagu, kes töötab lastega, aga mis kõrvaltvaatajana, ehk siis et ma saan aru, et see on küsimus võib-olla psühholoogidele, aga et kui kõrvaltvaataja, et mis tavaliselt need põhjused on, miks noored kiusavad teisi noori? No üks põhjus võib olla see, mis on ka, ma arvan, et tegelikult isiklikult ma arvan, et kõige levinumaid on see, et sellel lapsel on siis tähelepanu ja tunnustusvajadus või siis madal enesehinnang. Ja tihti ei ole see mitte koolis tekkinud probleem, vaid see on ikkagi juba varasest lapsepõlvest saanud probleem alguse. Ehk siis, et kas tal on jäänud seda tähelepanu puudu kodus, ta ei ole saanud piisavalt sellist hoolt, armastust, toetamist, tunnustamist ja noh, need probleemid selles mõttes on ju aastatega süvenenud ja nüüd on tal siis seal koolis vajalik siis ennast kehtestada ja leida see oma identiteet ja näidata, kes ta nagu tegelikult on. Et see on üks selline paratamatu põhjus. Aga võib olla ka lihtsalt see, et noh, mille põhjus on ka ikkagi jah, see madal enesehinnang on ju, et seda kiusajat juhib sageli see hirm, et milline on tema positsioon seal siis klassis on ju. Et justkui nagu ta ei ole endas kindel, et kas tal üldse on mingisugune positsioon, kas teda tunnustatakse seal ja ta siis nagu usub ise, et see kiusamine aitab siis tal säilitada oma siis kohta selles klassis ehk siis selles rühmas kaaslaste seas on ju. Ja võita siis nende heakskiitu. Ehk siis, et noh, see on hästi tavaline tegelikult, et selles vanuses on kaaslaste siis hinnang temale hästi oluline ja see on väga eakohane selles mõttes käitumine, eriti murdeeas, ehk siis, et just saada seda tunnustust. Ja noh, tegelikult, kui me ju mõtleme üleüldiselt inimestele, siis meil kõigil on ju vajadus kuhugi kuuluda. Meil kõigil on vajadus tunnustuse järele. Ehk siis see on tegelikult hästi selline inimlik vajadus, aga lihtsalt jah, et need kiusamise põhjused või miks see vajadus on mõnel inimesel suurem kui teisel, võib olla ikkagi pärit sealt suuresti sealt lapsepõlvest ja kodusest keskkonnast. Ja noh, mul on ka olnud selles mõttes päris palju selliseid juhtumeid, kus see laps on siis reaalselt olnud vägivalla ohver kodus. Ehk siis, et noh, loomulikult kõik selline lapse mahategemine, tema tunnetega mitte arvestamine. Noh, nagu vanasti öeldi, et sina räägid siis, kui kana pissib, et kõik sellised väljendid lapse osas siis tegelikult tekitavad sellist ebastabiilsust on ju lapses ja erinevaid siis vaimse tervise probleeme ja noh, mitte ei ole ainult selles mõttes see vaimne vägivald, vaid on olnud juhtumeid, kus on ikkagi laps olnud kodus füüsilise või ka seksuaalse vägivalla ohver ja noh, kõik see on nagu tingitud siis tema kodusest keskkonnast, ehk siis tema jaoks on see selline käitumine teiste inimestega justkui normaalne, sellepärast et ta on kasvanud sellises keskkonnas. Või ta siis nagu, nii nagu sa ütlesid juba, et ta otsib kuskilt teisest kohast, ehk siis koolist näiteks, ehk siis endale tuge, toetust sellisel moel, ehk siis Just. ja enesekehtestamine ja siis võib-olla tuge otsimine ka teistest, kellele ta näitab, et ta on nii võimas on, et ehk siis. Absoluutselt. Ja noh, tegelikult võib olla see põhjus ka see, et ta tahaks ise abi,
aga ta ei oska seda kuidagi küsida, ta ei oska seda väljendada, ta võib-olla isegi ei saa aru, et see on ebanormaalne käitumine, mida kuidas tema nagu käitub, sest et tema jaoks on see justkui normaalsus, millega ta on kasvanud juba lapsest peale. Siin ongi hästi oluline just see kaaslaste ja õpetajate ka kooli kollektiivi selline märkamine, et tegelikult võib ja suuresti on seal põhjused, miks kiusaja kiusab ja ta tegelikult vajab ka ise abi ja natukene Jah, rohkem täpselt. süvenemist nendesse käitumise põhjustesse ja tagamaadesse. Jah, täitsa nõus. Aga vaatame, mis meil seadus ütleb, et oleme mõlemad politsei esindajad, et võib-olla vaatame natukese seaduse sisse, et mis meil ütleb seadus, kas noored praegu, mis sa arvad, et arvavadki, et kuna tegemist on internetiga, siis nagu ei saa keegi neid selle eest karistada, et või siis või keegi ei saa neid kätte, et või ei ole nii kerge kättesaadavad. Ehk siis ja mis võib-olla räägime ka vanusepiirangutest ka, et natuke, et mis meil seadus nagu ette näitab siis. No kui me räägime ju küberkiusamisest, siis seal puhul ongi hästi tavaline see, et noored arvavad, et nad on anonüümsed internetis, mida nad, tõsi, osati ka ju on, et kui me räägimegi nende libakontode loomisest ja me teame seda, et meil ei ole karistusseadustikus või väärteomenetlusseadustikus eraldi sellist paragrahvi, et nagu küberkiusamine või koolikiusamine, mida saaks siis uurija menetleda, ma ei tea, mingisuguseid päringuid teha, on ju, seal teo toimepanijat välja selgitada, et meil ei ole sellist eraldi paragrahvi, mis tegelikult näitabki ära noorele seda, et nad on justkui selle eest kaitstud, justkui nagu karistamatud, on ju. Küll aga on võimalik pöörduda tsiviilkohtusse igasuguse sellise kiusamisega, et on täiesti eraldi veebileht loodud veebikiusamine.ee, mis ongi siis mõeldud nende juhtumite jaoks, et kui ei saabu seda piisavat tulemust või abi politsei sekkumisega või koolis ei suudeta seda olukorda lahendada või näiteks vanemad leiavad, et ei, aga ma ei ole nõus sellega, et minu lapse kohta sellist laimu või valejuttu internetis kirjutatakse või pannakse temast mingisuguseid pilte ja isikuandmeid ülesse, et ma tahan, et ta võetakse selle eest vastutusele, siis ongi tegelikult vanemate võimalus pöörduda kohtusse sellega. Et kohtu kaudu on siis võimalik samamoodi teha erinevaid päringuid, toiminguid selleks, et selgitada välja, kes on tegelikult selle konto taga, on ju, näiteks kusagil TikTokis või Discordis, kes on selle sisu nagu sinna postitanud ja võtta ta siis selles mõttes vastutusele rahaliselt. Et see on nagu täna võimalus. Et teine asi on jah see, et sekkub seal on ju politsei, piirkonnapolitsei, et suhtleb seal lastevanematega, suhtleb lastega, püüab neid osapooli võib-olla lepitada, kui see on mingisuguse konflikti põhjusest tulnud. Pakutakse seal abi võib-olla on ju sellele kiusajale, kiusatavale, näiteks mingisuguseid vaimse toe tervisespetsialisti võimalusi, tegeleb näiteks koolipsühholoog, suunatakse kuidagi muud moodi nagu tekkinud seda kahjut siis hüvitama, on ju, mingite tegevustega näiteks. Et selles mõttes jah, sellest ei pruugi olla kasu, aga võib. Ja tegelikult, kui me täna räägime sellest, ehk siis, et kui oleks nüüd see, et oleks näiteks karistusseadustikus ja karistus oleks siis näiteks rahaline karistus või siis on väärteomenetlusseadustikust tulenevalt, et määratakse siis rahatrahv, on ju. Et kui me nüüd päriselt mõtleme sellele, kas see ikka motiveerib seda kiusajat oma käitumist muutma? Ma isiklikult selles mõttes sellesse väga ei usu.
Ma arvan, et selle noorega ikkagi tuleb teha tööd. Ta peab saama oma psühholoogilist abi, tuleb neid osapooli lepitada, et ma arvan, et sellest on ikkagi rohkem abi kui see, et määratakse talle see mingisugune rahaline karistus või rahatrahv, mida tema ise ju ei tasu, sest teadagi ju noorel ise ju igapäevast sissetulekut ei ole. Ehk siis lõppkokkuvõttes tasub selle ikkagi lapsevanem. Et selles mõttes jah, ma täitsa usun, et nii vanemates tekitab see tegelikult trotsi, et seda karistust ei ole, kui ka võib-olla noortes endis ja justkui seda julgust kiusata. Aga ma arvan, et see rahaline karistus või karistus sellisel kujul ei muuda ikkagi seda olukorda. Nad muutuvad veel ettevaatlikumaks, nii et jah, et üleüldse karistuspoliitika tavaliselt on selline, et ei näita seda positiivset trendi, kui trahvid suurenevad või siis vanglakaristus pikeneb, siis see eriti ei muuda seda. Et sul on praegu täitsa õigus, jah. Et siin tuleb teine lähenemine ikkagi otsima. Aga loomulikult, et just, aga et kui me räägime sellest, et näiteks küberkiusamine võib minna ka nii kaugele, et ma ei tea, hakatakse seal ahistama, ehk siis et järjepidevalt saatma sõnumeid, tegema pidevalt mingisuguseid selliseid mainet kahjustavaid postitusi, see tegevus muutub selles mõttes väga haiglaseks ja süstemaatiliseks, siis võib tulla juba seal tegemist erinevate kuriteokoosseisudega, on ju. Nii, jah. Et näiteks ahistav jälitamine, et see võib, siis on juba võimalus, on ju, uurijal alustada menetlus ja seal teha erinevaid toiminguid ja see noor siis, kes on vähemalt 14-aastane, siis oma teo eest vastutusele võtta. Et see võimalus on. Samamoodi kui näiteks see küberkiusamine viib selleni, et ähvardatakse, et reaalselt ähvardatakse näiteks tapmisega või tervisekahjustuse tekitamise või vara lõhkumisega ja see kannatanu tunneb, et tõesti see noor võib seda toime panna, sest näiteks võib-olla tal on mingisuguseid vägivallajuhtumeid olnud kellegi teisega koolis, ehk siis on tõesti nagu põhjust arvata, et ta päriselt võib selle täide viia, millega ta ähvardab. Et siis ka ähvardamine on eraldi paragrahv karistusseadustikus, jällegi võimalus uurijal siis alustada kriminaalmenetlus. Millega need noorte puhul need menetlused lõppevad, on loomulikult omaette küsimus, sest et ikkagi meil on poliitika siis selline, et karistuspoliitika, et me noori üldiselt esimesel korral ju kohe ei karista, vaid kasutatakse siis taastava õiguse võimalust, ehk siis et teisi lahendusi, et panna siis noort käituma selliselt, et ta rohkem seda kuritegu toime ei paneks. Jah, täpselt nii, aga lihtsalt võib-olla kui me jällegi räägime, oletame, et meie ees on ikkagi needsamad noored, et siis ma ütleks nii, et kõik sellised probleemid, mis neil lapsepõlves on politseiga olnud, ehk ikkagi nad jätavad seda jälje, et ma ütleks, et nad ei kustu täielikult, nad kindlasti on sellised mõned sellised lood, mis kustuvad, mis nagu ei saagi pärast, ei saa avaldada mõju elule, aga on sellised, mis nii nagu sa ütlesid, lõpevad menetlustega ja siis võivadki pärast mõjutada sedasama noort, kes on kiusaja rollis olnud ja siis ei saagi ta kuskile tööle näiteks või siis või sinna õppima minna, kus ta soovis ja et või siis kuskile reisida, et need sellised tagajärjed võivad pärast juba täiskasvanuna inimesele välja ujuda, ütleme nii, et kindlasti need noored peavadki teadma, et kõik, mis nad teevad, vahet ei ole internetis või mitte,
et ikkagi jätavad jälje, et eriti see, kui see negatiivne jälg on juba, siis riigiasutustega pärast tööd teha, noh, ma mõtlen karjääri teha võib-olla, et on väga raske. Et võib-olla Absoluutselt. vahest võimatu, ehk siis seab piiri juba inimesele, et tulevikuks. Ja kindlasti, et politseiasutustesse ja sellistesse asutustesse on kindlasti väga keeruline saada jah, kui sa oled karistatud, on ju, varasemalt kriminaalkorras, et võimatu selles mõttes. Et noh, igasugused kokkupuuded politseiga peaksid olema ikkagi positiivsed, teataja rollis pigem, mitte siis kahtlustatava või kurjategija rollis, eks. Ehk siis, et selles mõttes ja mitte ainult ka see, et kas see juhtum on just politseisse jõudnud, vaid kuna kõik ikkagi on ja jääb internetti, siis võib olla väga vabalt olukord, kus aastaid hiljem midagi guugeldatakse või kusagilt tuleb midagi välja. Noh, nii tavaline on täna, mida ma sotsiaalmeedias näen, see, et keegi räägib, et kunagi noorena oli mul selline olukord ja võib-olla ta mainibki seal seda, ma ei tea, kiusaja nime, ma ei tea, tema isikuandmeid, mis ei ole ka võib-olla seadusega on ju lubatud, aga see kahju juba selle postitusega tehakse. Ja see võibki olla aastate tagune juhtum, aga sellest räägitakse ja see tõesti kahjustab selle inimese mainet, on ju. Võib-olla lastakse töölt lahti, et selles mõttes need on need olukorrad, millele ilmselt noored võib-olla väga palju täna ei mõtle. Et mis see mõju võib päriselt olla nagu minu tulevikule. Jah, täpselt. Aga me oleme rääkinud nüüd kiusajast, aga räägime natuke inimesest, kes on ohvri rollis. Ehk siis kuhu, sa juba osaliselt rääkisid ka, et kuhu peab pöörduma ja mida peab tegema, aga millist millist abi siis saab kiusaja, mitte kiusaja, vaid kiusatav. Ehk siis millised võimalused on, et räägime võib-olla uuesti sellest, et kuhu pöörduda ja millist abi võib-olla kuskile kirjutada, pöörduda, helistada ja millist abi siis nagu riik või siis eraldi politsei pakub, siis millised võimalused võib olla sellest, et me osaliselt jällegi rääkisite, et politsei võib üritada kustutada kiusaja kontot või siis postitust, aga äkki on veel mõned soovitused inimesel, kes on kannatada saanud, kes on kannataja rollis? No kindlasti esimene asi on see, et kui sinul endal, kiusataval siis endal ei õnnestu seda kiusamist peatada, noh, enda käitumisega näiteks, siis tuleb number 1 on siis otsida abi, on ju. Ehk siis, et oluline on rääkida esmalt toimuvast mõnele usalduslikule täiskasvanule, kas kodus või koolis. Ma ei tea, on selleks vanem, õde, vend, ema, isa, ma ei tea, kas või vanaema, vanaisa, keegi teine, on ju, koolis, ma ei tea, klassijuhataja näiteks. Või lähedki otse koolipsühholoogi või selle sotsiaalpedagoogi või HEV-koordinaatori poole. Et oluline on kõigepealt jagada, mis on juhtunud, aga seal kõrval ka siis alati see, et jäädvustada küberkiusamise puhul need tõendid, ehk siis teha võimalikult palju screenshot'e ehk kuvatõmmiseid oma seadmega siis, ma ei tea, nendest vestlustest või postitustest, story dest, on ju, et kõik see, mis iseloomustab seda kiusamist ja mitte ainult konkreetselt seda kiusamise fakti, vaid ka kiusatavat, kiusajat siis ühesõnaga. Et teha need kuvatõmmised siis kiusaja kontost, et tihtipeale seal kontol on näha mingisugused isikuandmed. Võib-olla see ongi tema enda selles mõttes konto, kuhu ta on pannud ka endast pilte, et oleks ikkagi jäädvustatud ka see, et kes see on see kiusaja ja mis on see kiusamise sisu siis, on ju.
Sest et see info on alati oluline edastada, noh, ükskõik, kas sa siis tahad sellega minna kohtusse või sa tahad anda sellest teada õpetajale, et kool lahendaks seda probleemi või tahad, et politsei sekkuks. Et selles mõttes see on igal juhul oluline. Ja mis on nagu veel võimalus, et politseile pöördumise võimalused ongi siis need, et meil on olemas üle Eesti veebipolitseinikud, igalühel on oma konto, mõnel on kontod Facebookis, mõnel on Discordis kanal, on meil 2 veebipolitseinikku, kes on Snapchatis olemas, et nende poole saab igal ajal pöörduda. Küll aga me ei ole selles mõttes operatiivtöötajad, ehk siis, et me 24/7 ei nõusta seda noort. Aga meil on näiteks olemas lasteabi infotelefon 116 111 on ju. Ehk siis, et sinna on võimalik igal ajal lapsel ja tegelikult ka täiskasvanul helistada, küsida nõu. Ja sealt selles mõttes samamoodi nõustatakse seda noort ja suunatakse see võib-olla see abi vajav noor siis ka võib-olla mingitel juhtudel politseisse, on ju, et olenevalt juhtumist. Et see ja lasteabi kodulehel on ka selline juturobot, chat, et kui sa ei taha helistada või noh, sa ei saa helistada mingil põhjusel, siis sul on võimalik kirjutada sinna, et seal samamoodi nõustatakse ööpäevaringselt. Et noh, sellised erinevad võimalused on, et tuleks ikkagi alustada esmalt oma mure jagamisest ja siis tegelikult täiskasvanud peavad juba oskama seda noort aidata. Jah, kindlasti, et koguda rohkem infot Just. ja võib-olla isegi, kui see konto on anonüümne ja ei saagi kohe nagu teada, kes selle taga on, siis kindlasti oma mõtteid ka kirjutada, et võib-olla noor isegi nagu juba tajub, kes selle taga on, et Jaa, kirjutada ka nendest just, asjadest juba, et politsei saaks pärast ühendust võtta või siis läbi kooli, et ehk siis kõik need asjaolud on vajalikud, ehk siis rohkem infot koguda, jäädvustada, pildistada, kuvatõmmised, jällegi kõik need asjaolud üles kirjutada, salvestada ja edastada, ehk siis täpselt. ja kindlasti jah, et noh, Ja mis nii on kurb kui tegelikult, mida ma veel unustasin muidugi öelda, mis on ka tegelikult hästi oluline, on see, et kui me räägime küberkiusamisest, mis toimub internetis, siis alati on võimalik sellele veebiplatvormile raporteerida sellest sisust, ebasobivast sisust või kontost. Et kuigi seal võib tulla, noh, näiteks me teame, et Meta puhul tulevad automaatselt suht kiirelt vastused, et see on, seal rikkumist ei nähta, seda postitust ei eemaldata, siis ikkagi see raporti tegemine on oluline. Ja kui sul on ikkagi ka sõpru, kes saavad aidata, et las ka nemad raporteerivad, et mida rohkem inimesi ikkagi raporteerib mingist postitusest, seda suurem tõenäosus on, et keskkond selle maha võtab. Ja on tegelikult, kui guugeldada, siis kohe eraldi vormid olemas, mida täita ära ja saata siis vastavale platvormile. Täiesti laimamise kohta eraldi sellised veebivormid, muude probleemide puhul, et vägivalla puhul, noh, vaimse vägivalla puhul samamoodi on ju kõik need solvamine ja küberkiusamine, et selle puhul on samamoodi eraldi vormid, mida täidetakse ära, et kui sa ise seda guugeldades ei leia, siis kirjutagi oma piirkonna veebipolitseinikule, ta nõustab sind, et ta saab sulle neid vajalikke linke saata. Jah, Telegramiga on keerulisem, aga teiste puhul on ikkagi olemas need erinevad vormid, et neid võtavad need platvormid natukene tõsisemalt kui see, et märkides siis selle sama postituse juurest näiteks sealt lihtsalt report, on ju. Ja teine asi on ka see, et kindlasti blokeerida ära see kiusaja. Ehk siis, et kui ta kirjutab näiteks sinu kontole, mis sul on avalik, on ju, kirjutab seal ebasensuurseid väljendeid ja solvab sind avalikult, siis blokeerid ära, et ta ei saaks seda rohkem teha. Kui ta kirjutab sulle privaatselt samamoodi, sul on võimalik ta ära blokeerida, on ju. Et sa ei pea seda kannatama, et ja noh, tegelikult alati on selles mõttes mõistlik ikkagi ka öelda, et kui sa seda ära ei lõpeta, siis ma pöördun politsei poole abi saamiseks. Et see võib tõmmata teinekord seda
kiusajat tagasi oma tegevustes. See võib olla abiks. Jah, kindlasti, täitsa nõus. Ja kui me räägime jällegi ohvritest, et selline käitumine, et mis nagu mul nagu kohe meelde tuli, et selline käitumine, nii kurb kui see ei ole, et vahest viib jällegi et seesama kiusatav võib ise pärast edasi kiusajaks saada, see on üks vorm, mis kuhu ta edasi viib või kasvab üle. Või siis teine variant on väga kurb stsenaarium, ehk siis et see selline mitteteavitamine ja siis ise võitlemine või siis lihtsalt kannatamine sellises olukorras võib lõppeda väga kurvalt. Ehk siis sellised juhtumid on kahjuks olnud ja üle maailma neid juhtumeid on iga päev juhtumas, ehk siis need enesetapud on see, kuhu see võib viia, et ehk siis nii kahju, kui see ei ole, aga et see on selline väike kiusamine võib viia väga tõsisemate olukordadeni ja lõppeda väga kurvalt. Ehk siis me peame sellest rääkima, sest see on üks osa sellest jällegi kiusamisest, mis need tagajärjed on. Kahjuks nii see on, et ehk siis need samad lapsevanemad peavad sellest teadma, et vot võib-olla, et mis see kiusamine on, keegi kirjutab midagi, et tegelikult need asjad on väga tõsised ja võivad lõppeda väga kurvalt, et inimesed peavadki sellest teadma, et see olukord vajab sekkumist, vahet ei ole, kui tõsine see on, et nende arvates. Täpselt, et samamoodi jah, et ka mina ka selles mõttes oma lapsepõlvest mäletan küll juhtumeid, kus on inimene enesetapu sooritanud erinevate probleemide tõttu. Ehk siis ja neid on ikka selles mõttes ka tänaseni, et kindlasti jah, et see on see nagu kurb stsenaarium. Teiseks võib olla ka on ju, et tullakse kooli mingisuguse relvaga või relvataolise esemega on ju. Et seda on ju välismaal meeletult palju, toimuvad ju väga suured laiaulatuslikud koolitulistamised on ju, et kus on relvad kergesti kättesaadavad. Et meil on need relvad küll täna raskemini kättesaadavad, aga sellegipoolest ei välista absoluutselt, et erinevate külmrelvadega on samamoodi võimalik väga suurel hulgal just väga suurel hulgal ju tekitada on ju kahju. Ja ma mäletan isegi mõnda juhtumit, kus siis üks siis kiusaja, see oli alles oli siin hiljuti ka, et kus mitte kiusaja, vaid kiusatav siis pani siis sotsiaalmeediasse pildi noast, et läheb nüüd sellesse loengusse ja info loomulikult sai siis koheselt patrullidele edastatud ja nad läksid siis kontrollima, et tegelikult see info tõele ei vastanud, ehk siis see noor seda külmrelva kaasa kooli ei võtnud. Aga jällegi üks selline näide, et kui tõsiselt me tegelikult peame võtma neid postitusi, ehk siis, et tihtipeale ju õpilased näevad tegelikult neid asju juba sotsiaalmeedias ja seda hullemat tagajärgi on võimalik ennetada sellega, et sa annad politseile sellest teada. Tegelikult sellisest juhtumist tulekski anda teada juba inimesel endal, helistades numbrile 112. Enne, kui see võib-olla kohutav tagajärg saabub. Et me peame alati reageerima ja võtma ka tavainimestena selliseid asju väga tõsiselt. Me ei saa eeldada, et see on nali või et see on lihtsalt postitus seal sotsiaalmeedias, et ta ei pane midagi sellist tegelikult toime. Sest me ei tea, mida see inimene on tegelikult päriselt läbi elanud või kui kaua ja milline on tema see emotsionaalne küpsus või valmisolek üldse, on ju oma tunnetega tegeleda, probleemidega hakkama saada, kas ta on püüdnud abi otsida, et sihuke näide ja mis mulle siin nüüd meenub. Kui me räägime jällegi enesetapust, siis samamoodi, et tavaliselt inimesed
kes on aktiivsed jällegi sotsiaalplatvormides ja nad tavaliselt postitavadki ka väga sellised viitavaid enesetapule selliseid postitusi, pilte või isegi panevad sellist muusikat taustaks. Et mis nagu kohe viitab sellele, et inimene võib midagi endaga teha. Jah, Ja et ta on hädas, kindlasti nii et tal on ja raske, just. et võib-olla mõned panevadki selliseid väga selliseid noh, vihjavaid tekste ülesse või luuletusi või Mhm, siis nagu jah. Ja kui inimesed just nagu märkavad, et seda, et see on ebatavaline selline postitus või ebatavaline pilt või taust, mis nagu inimene kasutab, see on juba see, et kus peab märkama ja juba seda seda infot edastama politseile või siis noh, sinna, kelle kaudu võiks see politseisse jõuda, isegi kui sa otse ei taha politseisse. aga otsi sellist teed, et see info ikkagi jõuaks, et sinu mõtteid ja sellised kahtlused selle kohta, et inimene võib midagi endaga teha. et kindlasti see info täpselt. on vaja edastada jah, Ja sa politseile. saad anda seda infot anonüümselt, mis on ka hästi jah, oluline. Kui sa kirjutad, et sa soovid jääda anonüümseks, siis see on täiesti tagatud, et ka minul on olnud väga palju pöördumisi, mida on soovitud anda anonüümselt selliste suitsiidsete isikute osas. Ja seda ei tasu selles mõttes peljata, et tõesti me tagame selle anonüümsuse, see inimene saab oma abi. Et on olnud juhtumeid tõesti, kus ongi toimetatud siis inimene psühhiaatriakliinikusse ja see on väga okei, sest ta saab seal oma abi. Ta ei jää sinna selles mõttes igaveseks, on ju, et ta ongi seal mõni aeg, ta saab oma ravi, oma abi. Ja võib-olla jah, see nagu olukorda ei lahenda, et ta võib-olla vajab seda abi mingil hetkel uuesti, aga sellegipoolest. jah, et selline käitumine on väga teretulnud ja ma jällegi julgustan inimesi ikkagi pöörduma, kui vahet ei ole, et kas nad kindel selles või ei ole, aga kui see on isegi kahtlus, et nagu et inimesel on selline tunne on juba tulnud sellise, noh, seoses selle postitusega, mida ta nägi kuskil, et või mingi kahtlus tekkis, võib juba edastada igaks juhuks, et las kontrollitakse igaks juhuks üle, et see info ja et siis ja see võib päästa elu, et see on lihtne selline vastus, miks on vaja nii teha, et saate päästa elu, tõesti. Just. Aga me oleme nüüd arutanud väga sellised rasked küsimused, aga liigume natuke edasi, et me räägime nüüd noortest, aga räägime ka siis täiskasvanutest, et noh, minu praktikas on juba ette tulnud ka selliseid pöördumisi, kus on pöördunud ka mitte ainult noored või siis nende vanemad, vaid ise kooliõpetajad. et kas on palju neid juhtumeid ja kas on olnud sinu praktikas, kus kiusatakse mitte noort, vaid õpetajaid? On küll olnud ja päris mida teha? palju ja Kuhu peavad siis, mida tegema peab siis õpetaja, kui teda kiusatakse? jah, et on küll olnud jaa, selles mõttes palju neid juhtumeid ja järjest rohkem, et iga kooliaasta algusega sageneb nende juhtumite osakaal. Ehk siis, et nii kui see suvi lõpeb, hakkavadki jälle sellised libakontode tegemised õpilaste poolt, kuhu siis postitatakse sisu mitte ainult õpilastest endast, vaid tihtipeale ka õpetajatest. Pannakse neile nii-öelda hindeid, et kas nad on 3 või 4 punkti väärilised või 5 punkti väärilised. Täiesti võib olla sellist laimu, ehk siis, et väljamõeldisi õpetaja kohta. Õpilased teinekord teevad seda omast arust nagu naljana või teevadki selliseid meeme, aga nad ei mõista täpselt samamoodi seda, et see on tegelikult õpetajat ju alandav, solvav. Ka õpetajal on oma pere, lapsed, kes seda nagu näevad ja kes seda võib-olla läbi elavad, on ju raskelt, kaasa arvatud ta ise. Et noh, et mis tunne on tal minna sinna klassi ette järgmine päev, kui
kui eelmine õhtu on talle võib-olla mõni tuttav siis saatnud kuvatõmmise tema kohta levivast siis mingisugusest sellisest alatust laimust või ebasobivast pildist, mis on tehtud näiteks tunnis salaja õpilase poolt või mingisugune video. Et neid juhtumeid on kahjuks tõesti päris palju ja minule teadaolevalt on ka olnud üks juhtum kindlasti, kus siis kool ütleski, et nad pöörduvad kohtusse sellega. Ja mis sellest muidugi edasi sai, et kas see nüüd kohtusse jõudis või mitte, et ma ei oska seda ausalt öeldes öelda. Aga minu soovitus alati õpetajatele on selles mõttes, et kui seda probleemi ei anna lahendada ära koolis, siis ongi järgmine samm pöörduda kohtusse. Kui eriti ka juhtumite puhul, kus ei ole tegelikult seda kiusajat teada. Jah, Jah, et kahjuks sellised juhtumid on meil jah, et on ette tulnud meie praktikas ja neid on jah, et nad muutuvad, needsamad noored jällegi internet arvavad, et selline koht, kus nagu keegi ei saagi neid kätte või teada, kes need on, et siis avabki sellist võimalust, et ei kiusata isegi mitte ainult noori oma eakaaslasi, vaid just isegi täiskasvanud ja kahjuks sellised juhtumid on olnud. just. Et aga jah, põhimõtteliselt sarnane käitumine, ehk siis ka täiskasvanutele pakutakse kõik need samad asjad, mis nii nagu sa juba rääkisid noorte puhul, ehk siis nii politseisse, kui see juba muutub jälituse mõttes, et ahistav jälitamiseks Just, jah, või muutub ähvardused juba või midagi sellist, või et ähvardused samamoodi jah, et siis kõik samad võimalused, kõik samad õigused laienevad ka nendele. Et peaks ütlema ka seda, et täiskasvanud samamoodi saavad kaitset. Et vahet ei ole, kas ta on õpetaja või siis koolis kokkatädi või siis koristaja, vahet ei ole, kes see on, et ja noh, kui me räägime laiemalt jällegi, et vahet ei ole, kus ta töötab, et räägime nii, et lihtsalt meie kogemus sinuga, et kus kiusamisega, küberkiusamisega just on kokku puutunud õpetajad, aga noh, sellega võib kokku puutuda ükskõik mis valdkonnas töötavad inimesed. ja loomulikult. Ehk siis jah, et see laieneb kõigile, mitte ainult, et me lihtsalt enda jaoks praegu võtsime seda kooli kiusamist, vaid kiusamine võib toimuda ükskõik mis töökohas, vahet ei ole, mis valdkonnas inimene töötab jällegi. Absoluutselt, jah. Et kõik lahendused ja võimalused on samasugused, et ehk siis, aga kui me räägime jälle koolidest, et kas, ma tean, et veebipolitseinikud ja sina hästi palju just käite koolides, suhtlete noortega, õpetajatega, et teete loenguid mitte ainult küberkiusamist, vaid laiemalt ka teistel teemadel. Et mis sinu selline kogemus, mulje, et kas koolid on ikkagi on valmis reageerima, et kas on rohkem nüüd selles mõttes, et saanud infot piisavalt, et kuidas praktika sul näitab, et kas nad on valmis tõrjuma kiusamist või siis reageerima või siis kuidas sinu arvamus on? Minu arvamus on küll see ja arusaamine, et koolid üldiselt väga tugevalt tegelevad selle teemaga. Ehk siis, et väga paljudel kooli kodulehtedel on ka erinevad kiusamisvastased programmid, et ja meeskonnad, et seal on näiteks Kiva meeskond. Ja selles mõttes jah, et neil on ikkagi see teadmine, kuidas nende juhtumitega tegeleda. Nad püüavad neid asju juba ennetada ja kui probleem on, siis nad tõesti püüavad sellega tegeleda ise kooli sees ära, et kui on see võimalus. Mida ma muidugi näen, on see, et ilmselt see on seotud sellega, et vahetuvad siis õpetajad.
või siis kooli personal, noh, sügisega Muutub, võib jah. olla vahetunud, on ju, muutunud, mis tähendab siis seda, et see nagu võib-olla teadmine, kuidas kiusamisjuhtumiga tegeleda või mida teha, kui on küberkiusamisjuhtum, et see võib-olla see teadmine ei anta nagu kuidagi kohe varakult neile edasi. Et neid pöördumisi selles mõttes sageneb nagu sügiseti, et mida ma nüüd peaksin tegema. Et võib-olla jah, oleks vaja minu hinnangul sellist süsteemsemat lähenemist, et nende teadlikkus oleks selles mõttes ka need, kes siis tööle asuvad või on juba asunud, et nad siis teavad juba enne, kui need probleemid tekivad, et kuidas selliste juhtumitega tegeleda või kust poolt nad peaksid alustama või kuhu pöörduma. Ehk Aga siis noh, kooli muidu poolt mingi laias sellist laastus kursust, sisendit, et just, siis just. võtate just nagu ette, et mis on juba koolisüsteemi nagu sisse Jaa. juurutatud kuidagi. Jaa, et see info nagu liiguks ikkagi edasi selles mõttes uuele töötajale. Et sest, et meie poolt, politsei poolt on need juhised ikkagi üldiselt ühed ja samad. Et aasta-aastalt siin olnud, et ka need nagu juhtumid, et millistel juhtudel me üldse nagu tuleme kooli, millistel juhtudel me suhtleme õpilastega, et kui palju me ootame, et kool ise võib-olla ära teeks. Et aga üldiselt selles mõttes nad on teadlikud, et ja teevad ise ikkagi väga palju tööd, et see koolikeskkond oleks turvaline. Jah, et see on rõõm kuulda selles mõttes, et ma tahtsingi sinu arvamust kuulda, sest sina, ma tean, hästi palju käid koolides ja see on hea kuulda see, et on koolid nüüd hakanud sellega tegelema, et ja teavad, kuhu pöörduda, teavad, keda kutsuda ja jällegi, kelle käest küsida ja siis tellivadki endale mitte ainult võib-olla isegi loodan mitte ainult politsei esinejaid, vaid ka teistes valdkondades, ehk siis areng on olemas ja siis püüavad ikkagi lainel olla, ehk siis ja igal pool, ehk siis ka kiusamine ja interneti areng on see, kus koolid peavadki kogu aeg oma teadlikkust tõstma Jaa, ja absoluutselt. et see on väga oluline ja aga tead, lõpetuseks võib-olla räägime võib-olla mõned asjad üle, et mis me oleme nüüd põhimõtteliselt kõik juba rääkinud, aga võib-olla kordame üle mõned konkreetsemad sellised punktid. Kui on kiusamine, peab kuhu pöörduma, mida peab tegema ja siis, et inimestel jällegi jääks meelde, et vot need on väga olulised punktid, mida peaks jälgima, et siis, kui on selline pöördumine peaks, mitte pöördumine, vaid selline juhtum peaks toimuma. Üldiselt kokkuvõttes ma ütleksin niimoodi, et kui kiusamine ja ka küberkiusamine on aset leidnud ühe ja sama kooli õpilaste vahel, siis esmalt peaks alustama seda pöördumist ja selle lahendamist koolis siseselt. Ei ole vaja alati politseid kaasata. Kool kaasab piirkonna politseiniku sellesse juhtumisse üldiselt ise. Kui ta näeb, et selleks on vajadus, et on näiteks väga probleemne õpilane juba. Koolid üldiselt väga hästi ise suudavad need asjad ära lahendada. Ehk Ja siis peaks ikkagi hakkama koolist, ütleme nii, et jah, üritage mitte ise otsekohe politseisse pöörduda, vaid just, otsige abi ikkagi koolist esmalt. esmalt küll. Jah, Et sest vähemalt ikkagi peaks teavitama kooli. jaa, täpselt, kindlasti. Et ei oleks seda olukorda, et politsei hakkab tegelema, aga kool ei ole midagi kuulnud Jah, juhtumist, on ju, et ei ole isegi teadlik sellest. Sest et meil on koole, kes tegelikult väga tahavad ise nagu saada oma probleemid lahendatud ja see on ainult väga teretulnud. Et ei ole vaja ju tegelikult selle lapse nii-öelda tausta kohe ära rikkuda, on ju, et erinevate juhtumitega, et kui need asjad saab lahendada tegelikult koolisiseselt ära. Loomulikult, kui me räägime siin on ju füüsilisest vägivallast, ma ei tea, tapmisähvardusest või tervisekahjuga tekitamisega ähvardamises, on ju, et loomulikult need juhtumid tuleb anda politseile. Et seal ei olegi nagu teist varianti.
Aga mis puudutab sellist, ütleme, et jah, nagu küberkiusamist, kus siis solvatakse või ebasobivad kommentaarid, et neid asju annab, ma usun, täiesti koolisiseselt esmalt lahendada. Ja kui seda lahendust ei saabu või vanematele siis ikkagi jääb mulje, et kool ei oska või ei tee nagu piisavalt, et siis loomulikult pöörduda politsei poole. Veebipolitseinikele võib anda alati teada, mis on siis seotud just küberkiusamisega, ehk siis, et kui on mingid postitused ebasobivad üleval, siis võib paralleelselt anda ka juhtumist teada veebipolitseile, et me saame aidata siis need postitusi maha raporteerida. Me saame vähemalt proovida pöörduda selle platvormi poole ja siis on juba platvormi enda teha, kas nad eemaldavad need postitused ja selle sisu või mitte. Sest et tõesti teinekord võib olla olukord, on ju, et kus me ei tea, kes on selle konkreetse loo taga tegelikult ja õpilane ise ei oska ka arvata. Et pole nagu võib-olla mingit konkreetset konflikti ühe konkreetse õpilasega olnud või ei ole olukorda, kus, ma ei tea, terve klass ainult ühte õpilast kiusab, vaid lihtsalt ongi jälle tehtud mingi libakonto ja siis hakatud seal ebasobivaid postitusi üles panema. Et sellisel juhul kindlasti veebipolitseilt abi otsida. Ja oluline on alati ikka kõik tõendid fikseerida, ka politseile pöördudes on oluline lisaks kuvatõmmistele saata ka veebilink sellest postitusest või sellest kontost, et oleks meil ka kiirem ja lihtsam leida see ebasobiv postitus üles ja alustada selle raporteerimisega. Või siis lasteabi.ee, et seal siis kodulehe kaudu pöörduda või siis helistades siis lasteabi infotelefonile. Et need on need peamised võimalused. Edasi, jah. Just. Jah, et mitte vaikida, mitte kindlasti ise mitte üritada, vaid ikkagi otsida abi. Ja vahet ei ole, kus kaudu see abi tuleb, et peaasi, et ikkagi reageerida, tegutseda, et ehk siis aktiivselt ikkagi, et kuidagi üritada lahendada. Ja, sest et teinekord võib olla see, et õpilane arvab, et kui ta nüüd annab teada sellest täiskasvanule, et see kiusamine muutub hullemaks. Uskuge mind, see kiusamine muutub nagunii hullemaks, kui sellele lahendust ei saabu. Ehk siis seda karta ei ole mõtet. Et see kiusaja ikkagi jääb kiusama, kui tema siis kiusamist ei proovita siis peatada. Et hullemaks seal selles mõttes küll midagi nüüd minna ei saa. Me oleme ammu jõudnud tegelikult tänapäeval ajas sinna, kus siis meil on oluline see märkamine, kiusamisest rääkimine, sekkumine. Et me ei saa jääda selleks nagu kõrvalvaatajaks või tasajaseks nagu lootjaks, kes siis ootab, et millal see olukord ise ära lõpeb. Täpselt. Aga ma arvan, et me oleme piisavalt täna juba arutanud ja ma olen väga tänulik sulle, et sa olid nüüd valmis jagama oma mõtteid ja kogemusi. Et ehk siis väga tänan sind selle eest, et olid täna valmis liituma meie podcastiga ja et ma arvan, et see ei ole viimane kord, et järgmistes podcastides räägime teistel teemadel kindlasti ja et veel kord tänan ja et jõudu sulle sinu ametikohal, ja loodame, et sellised arutelud aitavadki meil võib-olla inimesteni jõuda ja viia sellist sõnumit ja ehk siis samad teemad, et loodan, et see aitab kuidagi tulevikus või kellelegi. Täpselt ja ma usun, et aitab sellepärast, et täna ikkagi räägitakse nendel teemadel palju rohkem, kui oli aastaid tagasi, kui mina olin noor. Et ma usun, et see on abiks nii mõnelegi lapsevanemale või koolitöötajale ja suur aitäh, et sa kutsusid mind. Aga väga tänan ja siis järgmise korrani. Head aega! Tšau!